Tervist, kallid sõbrad ja mis mul jääb muud üle öelda, kui et TAN esitas suhteliselt vaimuka pantomiimi sellest, kuidas teadmus võiks jõuda ettevõttesse. Ja tema rääkis oma isiklikust kogemusest. Isiklik kogemus on alati anekdootlik, nagu me teame. Et ma prooviks natuke laiendada seda vaadet, ta põhimõtteliselt ütles kõik ära. Et alustuseks ülestunnistus selles osas, et sellest ajast, kui ma Kadriorust lahkusin, siis ma olen teinud koostööd väga erinevate ettevõtetega, paar Eesti startupi, mõned Rootsi natuke suuremad ettevõtted, aga ka Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias. Valdavalt on siis tegemist kaitsetööstus, dual use, energiatehnoloogiate või siis ka tehisintellekti ja pilveteenuse pakkujate ettevõtetega. Ja kui nüüd siis rektor Asser palus, et ma tuleksin ja räägiksin, et kuidas see teadus jõuaks paremini majandusse, siis ma jäin päris pikalt mõtlema, et mida ma olen õppinud. Et nemad on minu käest tahtnud seda, et ma räägiks neile, mida me siin Euroopas päriselt tahame ja Euroopa Liidus ja nii. Aga ei saa salata, et ma olen kindlasti nende ettevõtete soolikates nagu hästi palju õppinud ise selle kohta, kuidas tänapäeval teadusmahukas ettevõte tegelikult toimib ja mõtleb asjadest. Ja ma hakkasin mõtlema, et üsna märkamatult, aga kindlalt on sellest käänulisest ja keerulisest rajast, mis sajandi vahetusel vajas sellist ülikoolide enda ja riiklike institutsioonide erituge, et ikka spin-off projektid nagu tekiksid ja siis ellu jääks ja kasvaks ja siis ideaalis keegi erasektorist ostab nad ära, et selline mudel oli sajandi vahetuse traditsiooniline vaade, vähemasti siin euroopa-tsentristlikus maailmas. Aga mulle tundub, et me oleme täna tegelikult teistsugusesse maailma jõudnud, sest ma proovisin vaadata lihtsalt ühte, et mitte arvudega inimesi koormata, aga ühte sellist makronäitajat. Et võtsin siis aastast 1980, 2000 ja 2024 USA föderaaleelarve ja võrdlesin seda siis sama aasta USA börsi kõige suurema ettevõtte käibega. Ja sain umbes sellised numbrid, et 80. aastal eelarve iseenesest oli siis defitsiidis, varusid liiga palju ei olnud, aga see eelarve oli 20 korda suurem suurima ettevõtte käibest. 2000. aastaks justkui olid riigid jõudnud veel paremasse seisu. Föderaaleelarve oli 78 korda suurem ettevõttest, kelle käive siis tollel ajal kõige suurem oli. Et 80. oli see IBM, 2000. Microsoft. Ja lisaks sellele oli eelarve ülejäägiga, see tähendab, et valitsussektoril oli tegelikult jõudu teha veelgi rohkem, kui ta tahaks. Ükskõik millises suunas, teaduse, sotsiaalhoolekande, aga jõudu oli. 24. aastaks on pilt riigi jaoks palju nukram. Valitsussektori eelarve on väga sügavas defitsiidis ja ainult 16 korda suurem kui suurima ettevõtte, mis siis täna on muidugi Apple, käive. No vot, ma ei tea, kas peaks nukrutsema, et riik on õhuke, aga mulle tundub, et tänase teema kontekstis on see vähemasti oluline, kui mitte probleem, siis igatahes oluline. Ma ei taha liiga palju arve tuua, aga Euroopas on asi veelgi hullem, et Saksamaa keskvalitsuse eelarve Deutsche Telekomi käibe vastav suhtarv on alla 4 korra ja Prantsusmaal siis Total Energies ja Prantsuse eelarve veidi üle 2 korra. Defitsiidid samamoodi, küll erinevad, aga mõlemal defitsiidid. Ja on päris rabavad numbrid, mida on vaba ettevõtlus sellel sajandil tegelikult suutnud. Ja loomulikult on nad seda suutnud sellepärast, et nende päralt on olnud terve maailm ja riigid ei ole neid arengus oluliselt piiranud, mida me ilmselt kõigi 3 võrdluses vaadeldud riigi kohta võime väita, et nad on kindlasti globaliseerumise kasusaajad. Ja et maailma majandus oli liberaliseerumise teel kuni päris viimaste aastateni, mil kõigepealt tuli tagasi tööstuspoliitika ja siis kaitsetollid ja lisandusid uued turumoonutused nagu rohe-eesmärgid ja tehnoloogilise sõltumatuse eesmärk ja muu sarnane. Aga see ei ole veel avaldanud ettevõtetele olulist mõju, nii et täna ma arvan, et see trend on endiselt püsiv. Seega on dramaatiliselt see muutunud, mida üldse riik suudab ja sealt kaudu tema rahastatud organisatsioonid nagu ülikoolid ja uurimisinstituudid ja teaduste akadeemiad ja kõik muu sarnane. Sest tegelikult me ju näeme seda iga päev, et kogu selle sajandi on eraettevõtted loonud juba ka üldise iseloomuga tehnoloogiaid, general purpose technologies, aga ka spetsiifilisi tehnoloogiaid, ükskõik olgu selleks siis LLM-id või minu pärast pikemad vahelduvvoolukaablid, kui varem osati teha, et need kõik on sündinud erasektoris. Samamoodi näiteks kvantarvutuskindlad algoritmid. Riigi rolliks on jäänud pigem nagu reguleerida, et mainigem siis siin AI-akti või Biden executive ordereid tehisintellekti haldamiseks või siis verifitseerida, näiteks post-quantum algoritme verifitseerib USA's NIST, National Institute for Standards and Technology. Interneti ja tuumarelva
kinkis inimkond endale aga riigi eestvedamisel. Need jäävad siis enne seda perioodi, kui hakkas riigi võim ja võime vähenema. Ja sellest ajast on meil nagu lihas märus selline arusaam, et ilma riigi tellimuseta või vähemasti ilma riigi teadmiseta suured tehnoloogilised läbimurded, millel on eeldus kujuneda, mis kujunevadki üldkasutatavateks tehnoloogiateks, et need aset ei leia. Ja tegelikult, kui mõelda, siis enne LLM viimane selline suurem üldkasutatav tehnoloogia, mille osas me ei vaidle, kas ta on üldkasutatav tehnoloogia, need ongi internet ja veel enne seda siis elekter. Me vaatame siis Volta, Faraday, Galvani, kõik olid ülikoolides või riigi poolt toetatud kehades ja avalik ja kuninglik rahastus ja akadeemiline patronaaž, need tegid need uurimustööd võimalikuks. Fundamentaalteadus sündis niimoodi ja sündis ilma kommertsväljundita. Aga juba Edison Electric Light Company toetajad olid ju erainvestorid, JP Morgan näiteks suurimana. Ja see kehtib ka George Westinghouse'i kohta, ainult Nikola Tesla minu teada töötas paralleelselt siis nii nagu ta on, eks ole, avalikus ja erasektoris. Edasi, nagu ikka, järgnes laienemisfaas, kus selleks, et elekter jõuaks kõikide inimesteni ja erinevate majandusharudeni, et temast kujuneks see üldkasutatav tehnoloogia, siis pidid erainvestoritest võrguarendajad ühel hetkel üle elama natsionaliseerimise. Sellepärast, et riik oli nii palju võimas ja PPP, Public-Private Partnership, oli leiutamata. Ja selleks, et võrk saaks ühtseks infrastruktuuriks, paremat ideed lihtsalt ei olnud olemas. Tuli natsionaliseerida New Yorgi erinevad metrooliinid, et saaks panna ühise liinivõrgu tööle, aga ka Euroopas 1946 moodustati Electricité de France, millega riik võttis siis üle elektritootmise ja jaotamise. Internetiga sama lugu. Arendamise eest vastutasid esimestel kümnenditel ainult avalikud asutused, DARPA koos Stanfordi, UCLA teiste ülikoolidega. Ja sellel aastal, mil mina sündisin, 1969, toimus juba esimene edukas internetiühendus UCLA ja Stanfordi vahel. Kõik kuni e-mailini oli leiutatud valdavalt eraraha eest, isegi kui neid töid tegid tegelikult erasektori ettevõtted. Ja alles 1995 lõpetas siis USA NSF Neti National Science Foundation Networki tegevuse ja lubas erainvestoritel võrku arendama hakata, aga kõik, nii Cisco, AOL, Microsoft pidid aktsepteerima selleks ajaks välja kujunenud üsna selget standarditud asjakorraldust. Nii, kui me nüüd LLM-ideni jõuame, mis on ka selline hea populaarne näide, siis teadus, mis algas tõepoolest juba 50-ndatel, seda on siin täna ka paar korda viidatud, see tehti siingi ära avaliku raha eest. Kuulus lugu Transformeritest, 2017 aasta artikkel Attention is all you need. See kasutas alusena ikkagi avalikku, tasuta, loodud ja kättesaadavat teadust. Aga see kirjutati juba Google'is. Ja minu jaoks on see selline suhteliselt murranguline hetk. Ja ma mäletan ise seda vaidlust siin majas professor Viloga selle üle, et kas ülikoolid peaks paremini kaitsma oma intellektuaalset omandit kui varem, sest vastasel korral lihtsalt ei jää neile ressursse sellest, mida nad on loonud, ja kuna, nagu ma siin olen kirjeldanud, riikide jõud võrreldes erasektoriga pidevalt kahaneb sellel sajandil, et siis võib-olla me peaksime selle maailma ümber mõtestama. Sest minu arust läks nüüd nagu lahti, et kui märksa varasemas faasis, kui elektri või interneti puhul, siis kolis kogu see arendus tegelikult erasektorisse. Ja see sööb seal miljardeid tänase päevani. Et mul on hea meel, et ka Eestis on ettevõte, kes läheb NASA tellimuste järele lihtsalt sellepärast, et oma teadlastel oleks nagu midagi oma ajus ka nagu pingutavat teha, eks ole, et see on lihtsalt ehe näide sellest, kuidas see asi käib. Täna ei tule ju riikidele pähegi hakata infrastruktuuri näiteks natsionaliseerima selleks, et tagada demokraatlikum ligipääs või kiirem üldkatvus, nagu 40-ndatel tehti. Me ei kujuta päris hästi ette, et chat lihtsalt natsionaliseeritakse selleks, et kõik saaks sellele ligi ja arendatakse siis kiiresti välja. Seda ei juhtu, eks ole. Tõsi, Wikipedia, akadeemilised infopangad, kõik need on ju vabalt endiselt ligipääsetavad ja õpiandmed, need on ikka avaliku rahaga loodud. Aga kuna vanamoodsalt avalik raha traditsiooniliselt loob avaliku hüve ja ei ole nõus sellega, et me muudame seda sajandeid vana kontseptsiooni, siis on teiste hulgas ikkagi akadeemia võimalused oma arendustelt või nende kasutamiselt ettevõtete poolt midagi uuesti oma uude teadus-arenduspiraali kaasata ikkagi üsna väikesed. Sama on minu meelest juhtumas ka teises kiiresti arenevas valdkonnas, mis on sõjatööstus. Et kui LLM-id sündisid sellise loomuliku akadeemilise arengu tulemusena, siis nagu sõjatehnikaga ikka,
See areneb märksa barbaarsemates tingimustes kõige paremal moel ja me elame nendes tingimustes. Nagu ma algul neid arve rääkisin, siis riikidel ei ole ju raha. Ettevõtetel seevastu on. Ja siis ongi täitsa loogiline, et isegi kaitsetööstuses püüavad riigid oma tahte realiseerida teiste rahaga. Nad pakuvad vajadusel küll garantiisid pikaajaliste lepingute näol või lihtsalt finantsgarantiisid, aga ainus roll, mida avalik raha relvaarenduses täna kannab, on tellija roll. Reindustrialiseerimine on erasektori roll. Ja ma omalt poolt ütleks, et jumal tänatud, et see nii on, sest et paraku on ka niimoodi, et turujõud tegelikult on hea filter selles osas, mis jääb ellu ja mis viib edasi. Et lihtsalt üks näide. 2023. aastal kulutas DOD, siis Ameerika Ühendriikide kaitse, nüüd siis sõjaministeerium, 140 miljardit ANT-le. See on rohkem kui ükski eraettevõte maailmas. Aga me oleme näinud, et erinevalt sellest ajast, kui nagu tuumarelva toodeti või internetti leiutati, siis reaalselt tegelikult mitte ainult töö ei ole ära teinud, vaid ka reaalne arendus märksa varasemas faasis on viimase 10-15 aasta jooksul lihkunud ettevõtetesse, kes on selle raha enda kätte saanud ja seda kasutanud. Efektiivselt, ma tahaks öelda, SpaceX, Palantir, Anduril, Microsoft, Amazon, AWS, Defense, kõik need teised suured nimed. Nad kõik arendavad oma sõltumatutes laboratooriumites seda tehnoloogiat järjest kiiremini, järjest suuremas mahus ja võtavad sinna neid inimesi tööle, keda ülikoolid ei võta või kellele ülikoolis pakutakse vähe raha. Ja riigi rolliks jääb osta ja kohandada oma vajadustele seda, mis erainvestorite rahaga on suudetud leiutada. Võrdleme seda siis ajastuga, kus elektri levikuks oli vaja ettevõtted riigistada või sellega, kui kaua kontrollis avalik sektor internetti, enne kui ta selle lasi erasektorisse lahti. Täna tulevad ettevõtted kohale märksa varasemas faasis, suuremas mahus ja viisil, mis püüab ennetada tuleviku geopoliitilisi otsuseid ja tegelikult isegi nende vastu investeerida. Näiteks nii Google kui Microsoft on teinud suure panuse tulevikutehingute näol kas tuuma, fusion või roheenergia tootmisse, ostes juba ette ära toodangu või tootmisvõimsuse nendelt startupidelt, nendelt ettevõtetelt, kelle tehnoloogiat ei ole täna olemas. Klassikaline riigi tegevus varasemal ajal. Nüüd teevad seda eraettevõtted. Näiteks Helion, mis on Fusion Energia projekt, selle käest on Microsoft Offtake lepinguga 28. aastast toodangu ära ostnud ja leping sõlmiti aastal 2023. 5 aastat ebakindlaid arenduskulusid ettevõttele. Võib-olla rohkem, sest me tegelikult ei tea, kas Fusion Energia üldse tööle läheb. Tarkvara, AI, autonoomsed süsteemid, kõik see muu sarnane kraam, see ei sünni avalikus sektoris. Ja kui riik tahab nüüd uuesti neist osa saada, siis ta peab maksma, et seda tehnoloogiat oma kasutusse saada. Ja mul on nüüd küsimus, et kuidas see võib-olla on selline aeglane ja hiilivalt toimunud nihe, mis minu hinnangul on ülioluline, peaks seda mõjutama, mil moel ülikoolid ennast selle sajandi keskpaigani peaksid siis teadmussiirde koha pealt nägema. Ma kaugemale ei julge vaadata, et tehnoloogiline tsükkel on väga kiire. Meenutan, avaliku rahaga loodu, sest ka Palantiri ja SpaceXi tellimuste rahad algselt tulid tegelikult ju ikkagi avalikust sektorist. Avaliku rahaga loodu on väga suures osas vabas kasutuses ja rahavoog tekib ettevõtetele. Ja ma korra ütlesin ka, et ma ei arva, et see on vale, sest kui ma nüüd vaatan, kuidas siis need ettevõtted, mis on nagu saanud ise suurema vabaduse otsustada, mis nad teevad, et kuidas siis nendel on äriliselt läinud, et vaatame neid samu kosmosetehnoloogia ettevõtteid. SpaceX on saanud miljardites NASA tellimusi ja ta on selle raha toel jõudnud sinna, et üle 60% maailma turust, kus nüüd peab ostjana osalema ka Ameerika Ühendriikide valitsus, kõik teised ka, mis puudutab seda kosmosetransporti, on nende käes. NASA protsenti ei teeni, vaatamata alginvesteeringule. Ükski teadusasutus protsenti ei teeni. Ettevõte on 100% Elon Muski omanduses. Ariane Grupp, see on meie Euroopa SpaceXile kõige sarnasem ettevõte. Tema on siis Euroopa Kosmoseagentuuri ja liikmesriikide rahastatud ettevõte, millest pool kuulub Airbusile ja pool Safranile. Riigid on säilitanud ettevõtte tegevuse üle märksa suurema kontrolli ja tulemus. Ariane hinnakiri on siis SpaceXi Falconist 2-3 korda kallim. Ja peale 20. aastat on enamus turust tegelikult kaotatud. Eesmärk oli saavutada USA-st sõltumatus, aga seda tegelikult ikkagi ei ole juhtunud kalli hinna pärast. Hiinlaste kask, mis on nii riigi oma kui riigi rahastatud,
on veel halvem projekt kui Ariane oma ettevõtlus, efektiivsusnäitajate poolest. Ehk midagi ei ole teha, mida rohkem on mängus riiki, seda rohkem läheb aega ja raha ja seda kehvem on tegelikult tulemus. Ehk et me ei saa öelda, et see, mis on toimunud, on halb. See on olnud efektiivse rahakasutuse seisukohast nagu praktiline. Kaitseotstarbelisest tehisintellektist täpselt sama pilt, riik paneb täna raha, paneb britid, NATO, Diana, DOD, Euroopa Liit, EDF-i kaudu, aga pakuvad ja teevad samamoodi Palantirist Andurilini, üks on Euroopast ka Helsing, on üsna oluline kasusaaja nendest projektidest. Drooninduses sama pilt. Seal on nagu sama küsimus, et kes suudab kiiresti rahamassi hetkevajadusse suunata, sest aega ei ole olnud üldse, aga nõudlust on meeletult. See tähendab mitte ainult siis droonide massi, aga ka uuenduste järele, et iga päev peab olema natuke parem droon võtta, kui eile oli, sellepärast et vastasel on. Baikar, Skydio, Anduril, prantslaste Perrault ja Dileir, need on asja üle võtnud ja kogu arendusega seotud tegevused tegelikult toimuvad erasektoris. Nad võtavad ka kogu riski ja kogu tulu. Ja riigid ja sõjavägi peavad lihtsalt õppima neid tehnoloogiaid kasutama, mida nad ei ole isegi taibanud tellida. Saame aru, kuhu me oleme läinud. See on suurim erinevus. Varem riik teadis, mis ta tahab, tellis, kontrollis arendusprotsessi, tellis osiseid ja juppe, vahel eraettevõtetest ka, omandas tulemuse ja hiljem siis kas vabastas selle tulemuse nagu interneti puhul või mõnikord ka ei vabastanud näiteks tuumarelva puhul erasektori kasutusse. Ja siis mul nüüd see küsimus on, et mis siis teha, kui see siire ei toimu enam ühtepidi, vaid toimub vähemalt kahtepidi või mööda ringi, et tehnoloogiad jõuavad ülikoolidest erasektorisse, kasvavad seal suureks, riigid ostavad neid tagasi, et mis siis nagu teha tuleks. Et ma olen kuulunud ka mõnda töörühma, kus siis on toimunud akadeemilised arutlused selle tehnoloogia kontrolli AI üle. Ja vaadates nüüd nagu sealpool toimuvaid arutelusid, siis ma tegelikult näen, et võrreldes ka 25 aasta taguse ajaga mulle tundub, et nagu see avaliku sektori akadeemia mõtlemine sellest, mis toimub erasektoris, tegelikult on nagu suurema vahega, seal on suurem see mahajäämus, ehk et piltlikult öeldes tulid teadlased kokku, maalisid seina peale varjud, mis ei ole see, mis tegelikult toimub ettevõtetes nende tehnoloogiatega, ja siis asusid nende varjudega võitlema. Ma ütlen ausalt, ma tulin sellest rahvusvahelisest töörühmast ära, sest see tundus mulle täiesti jabur. Polnud mõtet olla. Et see ei ole minu arust väärt kulutatud aega, kui me arutame asjade üle, mida me tegelikult ei tea. Ja ma kardan, et see oli väga väärikas töörühm. Ma kardan, et neid võib olla maailmas palju veel. Inimesed ei ole aru saanud, et asi on teistpidi kui veerand sajandit tagasi. Siis tuli julgustada teadlasi, et Müncheni ülikoolidel ja kõigil olid sellised spin-off projektid, me tegime ka Tartus, eks ole, et kiiremini oma teaduslikule leiutisele nagu seda praktilist kasutust pakkuda. Ja nüüd püüavad riigid, Euroopa Liit, NATO ja tegelikult ka teadlased ja ülikoolid lihtsalt arendustel saba peal püsida. Et neid mõista ja kontrollida, et me inimkonda või vähemalt ühiskonda kogemata ei likvideeriks hoogsa erasektori arenduse käigus. Enamgi veel, et mul tundub, et oma lihtsakoelisel moel tajub just praegune Ameerika Ühendriikide valitsus, et ainult tellimuste kaudu tulevasi leiutusi ette ostes enam ei saavuta seda tulemust. Ja nüüd nad räägivad vajadusest võtta osalus kõige kriitilisemates tuleviku tehnoloogiaid arendavates ettevõtetes. Intelis ja mujal, eks ole. Et seega ma nüüd lõpetuseks siis tunnistan, et sellel teemal, et kuidas viia teadus ülikoolidest ettevõtetesse, ei ole mul õrna aimugi. Sest ma ei ole kindel, et see asi tänapäeval ainult ühesuunaline maantee on. Ma kardan, see on vähemalt kahesuunaline. Ja ma ei tea, kuidas selles uues maailmas teadmussiire tingimata käima peaks. Aga ma näen, et see lihtsalt on nii, et avalik panus kahaneb ja erapanus kasvab väga kiiresti. Et mõned mõtted mul siiski tulid, kui ma seda pilti vaatan, et äkki on ülikoolide tulevane roll hoopis riigi aitamises selles, et tal parema regulatiivse keskkonna ja turvalisuse huvides oleks üldse piisam arusaam nendest tehnoloogiatest. Üks hüpotees. Teine hüpotees, et äkki peitub vastus kuskil seal, et ülikoolide asi on aidata laial ringil kodanikel jõuda nende tehnoloogiate mõistmiseni ja teadmisteni, mida on siis erinevates sektorites vaja. Piltlikult öeldes siis aidates kaasa tehnoloogiate, üldkasutatavateks tehnoloogiateks muutumise kiirendamisele. See on natuke nagu täitsa vastupidi, kui vanasti asi käis. Meie mõtlesime välja, siis majanduse erinevad sektorid tegid sellest üldkasutatava tehnoloogia. Aga võib-olla on hoopis niimoodi, et need tehnoloogiad muudavad meie ühiskondi väga palju ja üha teravamaks muutub see küsimus, et kuidas tavalised inimesed peaksid aru saama,
mis on teaduspõhine ja mis seda üldse ei ole. Või siis on peaküsimus teadlastele hoopis vajaduses teha hästi kiire arenguhüppe ühiskonnateadustes. Sest tehnoloogiad ilmselgelt, need, mida me täna näeme, lõhuvad ühiskonna seniseid toimimisstruktuure. Rahu ei ole rahu, sõda ei ole sõda. Neid toeta enam autoriteetidele ja hierarhiatele. Kadunud on toimetatud selline ajakirjandus, faktikontrollitud infoedastus, see on muutunud. Riigi sõnaõigus kodanike tegevuse reguleerimisel, nii et sellest saaks kogu ühiskond suurimat kasu, on nagu selgelt vähenenud, põhjusel, et inimesed elavad oma elu suuresti struktuurides, mis on suurem kui riik. Kuidas siis oleks ühiskonna toimimine tagatud? Võib-olla peame seda uurima. Et nüüd ka, kui tehnoloogiline areng on need vanad kooshoidvad struktuurid kokku jooksutanud, et äkki on see ülikoolide roll. Ehk et ma kuidagi ei väida selle kõigega, et ülikoolidel on teadmussiirdes väiksem roll kui varem. Ma vastupidi arvan, et see on veel kriitilisem kui varem. Lihtsalt see voolusuund ei ole enam see teadus, praktiline rakendus, spin-off, ta on kahesuunaline. Ja see on hästi oluline mõiste. Et minu meelest, kui me jääme nagu kinni sinna eelmise sajandi mudelisse, ei suuda mõista, kus me täna juba oleme, siis meid ei ole lihtsalt selle teadmussiirde protsessis, me ei suuda võtta seda vastutust ja seda rolli. Et ma ei oska öelda nendest hüpoteesidest, mis ma tõin, mis neist on nagu õige, mis on vale, ma arvan, nad kõik on natuke õiged ja natuke valed ka. Aga nagu ikka, kui me räägime ühiskondlikest protsessidest, siis õnneks ei ole nii, et on üks õige lahendus ja üks õige tee, et vastuseid on rohkem kui üks ja kõik hüpoteesid on natuke valed ja natuke õiged nagu ikka. Ja loomulikult on kogu see käsitlus paratamatult ja tahtlikult suhteliselt mustvalgelt maalitud üldistus, sest et 20 minutiga ma rohkem ei jõua. Ja siis on ikkagi see küsimus, et isegi kui me saame aru, mis see ülikooli roll nüüd selles uues teadmussiirde mudelis on, siis tekib ikkagi see küsimus, et kus see raha tuleb. Et ma arvan, et see on natuke pikk kahel, et ma ei tea, Donald Trump ostab ennast sisse suurematesse ettevõtetesse ja siis sealt saadud tulu annab ülikoolidele. Ma arvan, see ei juhtu niimoodi. Järelikult on meil mingi teine filter vaja leiutada. Et ma ise ülikooli nõukogust lahkusin, siis oli minu ettepanek haridusministrile tuua intellektuaalse omandiga tegelev jurist ülikooli nõukokku, see sai ka tehtud. Ja ma arvan, et me peaks nagu päris jõuliselt ja päris julgelt mõtlema, kuidas oma loodud intellektuaalset omandit saada kasutada ja hoida seda nii, et see toodaks meile siiski ka tulu selleks, et me neid hüpoteese, mis ma esitasin seoses sellega, et kuidas teadussiire ikkagi võiks toimida, suudaksime rahastada. Sest et sellel klassikalisel meetodil, et me saame selle raha riikide käest ja teaduse tulemus on vaba, see lihtsalt ei toimi. Praegu ei toimi ja me näeme, et selle sajandi tendents vaadates palju on kaitsekuludeks, sotsiaalkuludeks vaja. Ma ühtegi pidi ei näe, et see asi muutuks. Ma näen, et erasektoris on järjest suurem rahamass, mis on valmis võtma järjest suuremat ka akadeemilist riski. Ja see ei ole halb asi, aga me peame seda aru saama, et see niimoodi on. Vaat see oli see, mis ma tahtsin teile öelda. Ja aitäh, mõned küsimused siiski ka, kui juba siin laval olete. Auditooriumist on tulnud neid terve hulk, jõuan võtta mõned. Sotsiaalteadlased on ühiskondlike arengutega kursis, aga nende tulemid ei võeta riskianalüüsides arvesse, et miks see nii on? Ju nad siis ei räägi arusaadavas keeles. Ma ei oska midagi muud öelda. Proovige nagu lihtlause alus öeldes sihitis mõnikord moodustada, see teeks asja palju paremaks. Ma pean ütlema, et tihtipeale on üsna keeruline nagu lugeda neid tekste ja püüda aru saada. Avalik sektor ikkagi pisut saab varase uue tehnoloogia kliendina hinda kontrollida, et kas Eesti otsib piisavalt innovatsiooni? Ei saa. Ma just ütlesin. Tehnoloogia luuakse erasektoris, me ei saa seda hinda kontrollida. Kui välja arvatud juhul, kui näiteks nüüd, kui ütleme, NASA on midagi õppinud või ESA on midagi õppinud, siis enne kui ta selle raha välja annab ettevõtetele, siis ta teeb mingisuguse kokkuleppe, et kui sellest saab päris asi, siis tulud ka jagatakse. Muidu on meil ainult kulud ja riskid on sotsialiseeritud, aga tulu on kõik individualiseeritud. Täna on meil see mudel. Kuidas kindlustada, et avaliku rahaga tehtud teadus, alusteadus teeniks avaliku huve? Ja just rääkisin. Eelmise küsimuse vastusena. Niimoodi. Veel kord, alusteadus ei teki täna enam ülikoolides. Et ministri ettekandes ka ta ütles, et ta täna ei käsitle seda, aga ma saan aru, et ka Eestis on näha, et doktorikraadiga inimestel on erasektoris teha küll ja veel. Ja ma ise ei ole nii peeneid laboreid avalikus sektoris iial näinud, kui ma olen näinud ettevõtetes.
Kas me leiaks siin Eestis need suurepärased ettevõtjad, no peale TAN-i, kes ostavad ülikoolidelt head ideed ära, et kust me leiaksime need? No me leiame neid uuemal ajal Saksamaalt, ma mõtlen siin ka ühele meie ettevõttele, kes läks ja tegi tehase sinna ja nii edasi, et meil neid ikka on, aga seal tingimata ei ole probleem, sest et ettevõtja läheb ikka sinna, kus on kas energiamahuka tootmise jaoks vajalikku energiat, andmekeskuse arendamise või ma ei tea, gigafactory jaoks nagu energiat, mis oleks ka võib-olla roheline, ehk et kõik need asjad on omavahel tegelikult seotud, et jätkuvalt minu arust Eesti majanduse kõige suurem probleem on lahendamata energiaküsimus, et see hoiab meid kõige rohkem tagasi. No, siin üks küsimus läheb nüüd natukene sellest teemavaldkonnast välja, aga siiski, kas sarnaselt jutu keskmeks olnud teemaks tehnoloogia arendusele peaks ka näiteks üldharidus või kõrghariduse omandamise teenus minema rohkem erasektorisse, ehk siis näiteks riiklik õppekava ära unustada ja 12 kooliaastat läbida näiteks 6 aastaga, et kui erasektor suudab seda efektiivsemalt pakkuda? Ma ei ole üldse seda meelt, et ma arvan, et turul on kohta nii avaliku kui erasektori haridusasutustele, aga mis mulle küll kindlasti ei meelde, et mul tuleb siin meelde praegu, et kui palju mul on tuttavaid inimesi, kes üritasid seda Tehnikaülikooli IT-kolledžit lõpetada oma tehtud startupide nagu kirja panemise ja selle varalt siis selle baka ära kaitsmisega, aga neile kõigile öeldi, et ei tohi olla praktilist väärtust, et peab olema teoreetiline töö, et sa oled juba sellega rikkaks ka saanud, et see enam kaitsta ei kõlba. Ja lõpetuseks, kas teadlased peaksid olema nii-öelda hoiatajad ja piduritõmbajad, kui nähakse, et mõni tehnoloogia liigub ohtlikus kasutuse suunas? Neil ei ole selleks võimu täna. Kuidas sa tõmbad Sam Altmanile pidurit või Elon Muskile, kui sa teadlane oled? Et see on ikkagi nagu poliitilise võimu ja vastutuse küsimus, aga kas poliitikud vajaksid seejuures nõustamist? Muidugi vajaksid, jah? Ja president Kersti Kaljulaid, suur aitäh selle ettekande eest!